Vastuvõtul on 13-aastane noormees peatraumaga. Anamneesist on teada, et umbes pool tunni tagasi kehalise kasvatuse tunnis patsient kukkus ning sai löögi kukla piirkonda. Vaatame kukalt lähemalt, kas me näeme siin verevalumit, kas palpatsioonil on tuntav hematoom, turse, sellist leidu ei ole. Palun räägi, mida sa ise praegu kõige rohkem kurdad, et mis on halvasti? Pea valutab. Kus kohalt ta valutab? Terve pea. Terve pea. Okei. Nii. Kas teadvuse häiret esines pärast kukkumist? Okei. Süda paha praegu? Ei ole. Nägemishäiret, et oleks nagu topeltkojutis? Ei ole. Nii. Nõrkust kehas? Natukene. Hindame pupillide sümmeetriat ja reaktsiooni valgusele. Nüüd lasen lambiga valguse silma. Pupill kitseneb. Vaatame sama ka teiselt poolt. Pupill kitseneb. Lükka keel niimoodi suust välja. Okei. Kas sa vilistad oskad huultega? Ei oska. Okei. No siis seda peab õppima. Aga nüüd ole hea, heida pikali. Hindame kuklakangestust. Lõug läheb ilusti vastu rinde. See on väga hea. Patsient lamab, käed on ette sirutatud. Aseta palun see sõrm vastu nina. Okei. Ja teise käe nimeti sõrm ka aseta nina otsa. Okei. Tubli. Hoia paremat jalga niimoodi õhus. Okay. Lase jalg tagasi. Tõsta vasak jalg niimoodi sirgelt õhku. Okay. Nõrkust ei ole jalgades. Tubli. Lase jalg tagasi. Nüüd vaatame ka kernigi sümptomit. Hoia jalg põlvest painutatult. Nii, katsume sirutada. Ning ei teki kangestust. Ei teki ka Brudzinski ülemist ja alumist sümptomit. Need on negatiivsed. Ning meningism, ajukelme ärritus, nähud puuduvad. Meie töödiagnoos on kerge peaaju põrutus. Puuduvad neuroloogilised ohumärgid. Patsient vajab valdavalt lamamisrežiimi. Täna homme peavalu leevenduseks valuvaigisti, kas või ibuprofeen 400 milligrammi 2-3 korda päevas sisse võtta. Ja patsient helistab meile juba homme hommikul ning hindame, kuidas on seisund vahepeal muutunud. Aga ohumärkide tekkel selleks on tugev nägemishäire, tasakaaluhäire, oksendamine, tugev peavalu, siis kindlasti pöörduda erakorralise arstiabi saamiseks kiirabisse. Aga praegu ohumärgid puuduvad ning patsiendi võime rahuliku südamega lubada kodusele ravile. Üks tablett lähed koju, võtad ja teine tablett siis õhtupoole. Poiss on üsna suurt kasvu ja 400 milligrammi on tema selline paras tõhus valuvaigistava toimega. Ja ära muretse, kõik saab korda.